Tere, mina olen Camille Saabre, maalikunstnik. Tere tulemast minu joonistustundi. Teeme edasi oma raamatut, millega me juba 2 eelmises videos tegelenud oleme. Nüüd me oleme jõudnud nii kaugele, et saame asuda piltide maalimise, joonistamise või mis iganes moodi sa tahad seda lahendada selle juurde. Ma tahan sulle näidata ühest oma tehtud raamatust pilte ja samamoodi kavandeid selle kohta, et sa näeksid, kuidas on võimalik alustada ja kuhu on võimalik välja jõuda. Kõigepealt ma näitangi sulle. Ma ütlesin eelmises videos, et hea on näidata kohe raamatu alguses ära meile tegelane, peategelane. Selles raamatus, mida mina illustreerisin, oli peategelaseks liblikas ja see on raamatu kõige esimene lehekülg. Ma näitan sulle ka, kuidas see mul kavandina välja nägi. Kavandina nägi see asi mul välja niimoodi. Kõigepealt ma lihtsalt kripseldasin suht-koht lihtsalt selle ja sina võid oma raamatu, terve oma raamatu teha väga lihtsalt. Lihtsalt võtta pliiatsi või isegi ainult pastaka ja joonistada oma teksti juurde. Hea on alustada sellest, nagu ma ütlesin, et teha pilt alguses tegelasest. Sa võid seda ka lahendada koomiksi moodi, et kirjutad sinna juurde tekste. Kui sa ei ole suur joonistaja ja sa kardad, et sul läheb joonistades midagi valesti, siis sa võid ka teha lihtsalt värvidega. Võtad lihtsalt pintsli ja värvid ja vastavalt sellele tekstile teed nii-öelda abstraktse raamatu hoopiski, kus ei ole kujutatud mingeid tegelasi, vaid et saadki ainult värvidega kõik oma meeleolu edasi anda. Kui sa kardad värve, kui sa kardad joonistada, siis on ka väga hea võimalus teha kollaaži. Kas sa tead, mis on kollaaž? Kollaaž on selline asi, kui sul on kodus palju igasuguseid ajakirju, kus on pildid sees, siis sa võid neid pilte kääridega välja lõigata või rebida ja need kõik kokku kleepida ja teha selline raamatu kollaažiga. Nii et see on ka võimalus. Nüüd sa saadki mõelda, milline variant sulle kõige rohkem sobib. Kas sa tahad teha lihtsalt pliiatsiga, kas sa tahad teha lihtsalt abstraktse raamatu värvidega või tahad sa sinna midagi joonistada ja sulle meeldib joonistada, siis ole julge ja joonista, valesti minna ei saa. Sa saad alati võtta uue paberi ja teha uuesti. Mina olen aastaid joonistanud ja mul läheb ikka segamini. Nii et ära kaota meelt. Sul tuleb välja, kui sa harjutad, ma olen 40 aastat harjutanud, sul on aega. Ma näitan sulle veel mõned pildid siit. Hea on teha neid pilte niimoodi, et ütleme, et kui sa esimesel pildil tutvustad oma tegelast ja ta on suurelt sinu pildi peal, nii nagu mul siin näiteks oli, siis järgmisel pildil tahab vaataja midagi võib-olla natukene rohkemat näha. Näiteks siis sa võid järgmisele leheküljele teha mingisugust tegevust rohkem, et oleks rohkem detaile, et oleks põnevam vaadata. Samamoodi ma püüan alati varieerida, et kohe näitan siit edasi, et oleks ühel leheküljel oleks näiteks suures plaanis hästi lähedale mindud, suumitud niiviisi nagu lähedale ja teises plaanis on nagu teisel leheküljel on siis pilt, mis on nagu kaugemalt. Ja ma katsungi neid niimoodi üksteise järele panna, nii et ei oleks 2 pilti järjest, kus mõlemad on hästi lähedale suumitud. Näiteks ma näitan ühte pilti veel, mis ma mõtlen selle lähedale suumimisega. Siin on, kuidas Kärbes ja Lepatriinu räägivad juttu. See on hästi lähedalt võetud ja alati sellisele pildile, järgmisele pildi lehekülje, ma teen midagi sihukest, kus on nagu mindud kaameraga nii-öelda kaugemale ja kus on rohkem asju peal. Samamoodi, mis mulle meeldib teha, on siin all nurgas, ma ei tea, kas siit on näha, lisada naljakaid detaile. Et siin on nagu surmtõsine pilt, aga siis on mingid naljakad detailid. Neid võid ka mõelda. Need annavad tekstile alati väga palju juurde ja need teevadki minu meelest teevad need ühest heast lasteraamatust tõeliselt hästi illustreeritud lasteraamatu. Aitäh, et sa vaatasid. Laigi,
jaga, tunne head meelt joonistamisest ja tule tagasi, sest me hakkame nüüd joonistama pilti järgmises osas. Näeme, tšau!